Täna siin Lasnamäe serval Sikupilli asumise aadressil Lasnamäe 2 oleme avanud mälestustahvli Gustav Ernesaksale. Kuigi tuntud helilooja koduks peetakse eeskätt Oru tänaval Kadriorus asuvat maja, on ta mõned aastad oma lapsepõlvest veetnud siin Lasnamäel. Tema maja ei ole küll säilinud tänaseni, ent säilinud on mälu sellest, kus see maja on asunud. Säilinud on ka mõned helilooja mälestused sellest ajast ja tänasest oleme siin ka avanud mälestustahvli temale. Tegemist on Lasnamäe muuseumi projekti ühe väljendiga, mille raames me proovime teadvustada, tutvustada Lasnamäe ajalood, siin elanud inimeste elulugusid. Selleks, et selle piirkonna elanikud ja teised tallinlased teaksid, kui erinev, kui huvitav, kui mitmetahuline on Lasnamäe ajalugu. Ja ühtlasi kutsume üles kõiki, kellel on veel mõtteid, kelle lugusid peaksime Lasnamäe fassaadidel jäädvustama, neid ettepanekuid ka Lasnamäe linnaosa valitsusele edastama. Jah, Eesti rahvusmeeskoor peab olema väga tänulik Gustav Ernesaksale. Ja kui teilt küsiti, see oli ju raske aeg, 1944, et kui luua Eestisse professionaalne koor, siis missugust koori ta eelistaks ja otsus oli ühene, et tegemist peab olema meeskooriga. Ja seal on võib-olla mitu põhjust. Üks, mis ka tänapäeval mängib suurt rolli, on selle kollektiivi unikaalsus. Ehk maailmas sellist suurt kontsertmeeskoori peaaegu ei ole. Ja teiseks see kooriliik, millel võib-olla on ju vähem repertuaari kui segakooridel, siis selle ainulaadne kõla, tema värvid, tema võimalused oli see, mis Ernesaksa köitis juba 30. aastatel ja tagantjärele võib ju öelda praegult, et see otsus oli ainuõige.